Viplala lood, 11. peatükk. Arst. Lotje lamas, käed pea all, valges voodis keset helevalget jahedat haiglapalatit. Jah, ma tunnen ennast ka paremini, ütles ta. Väga ja väga palju paremini. Kas sa tead, mis ma sulle võin öelda? 10 päeva pärast saad sa koju, ütles doktor Vink. On see vahva või kuidas? Koju, küsis Lotje ehmunult. Jah, koju. Sa pole enam haige. Muidugi koju, see on ju suurepärane. Ma ei taha koju, ütles Lotje ja ajas end püstakile hirm silmis. Arst vaatas talle tükk aega vaikides otsa ning lausus siis. Kas sa ei jutustaks mulle, mis on lahti? Miks sa kardad? Mida sa kardad? Räägi mulle. Lotje raputas pead. Ta silmad olid pisarais. Tead, ütles doktor Vink. Me oleme kogu aeg suured sõbrad olnud ja ma arvan, et sa võiksid kõige parema meelega mulle ära rääkida, mis sulle vastu hakkab. Aga ära karda, et ma vihastan, kui sa midagi ei räägi. Ei, ma ei saa vihaseks ega kurvaks, sest minu arvates peavad inimestel olema omad saladused. Sellepärast ära räägi mulle midagi, kui sa ei taha. Lotje näppis valget voodikatet. Ma mõtlen ainult, et vahest saan sind aidata, tähendas doktor Vink. Arsti onu, kui ma sulle oma saladuse ära räägin, alustas Lotje, ega sa siis mitte midagi ette ei võta. Ma kuulan sind tähelepanelikult, lubas arst. Ja kui ma hästi kuulan, küllap ma siis ka hästi taipan. Ja kui ma hästi olen taibanud, ei tarvitse sul minu pärast karta. Noh, lausus Lotje ohkega. Eks kuula siis. Hoi ennast kõvasti toolil, onu. Mul on sõpru, kes on hädas. Arst kuulas vaikides. Need on isa koos 2 lapsega, poisi ja tüdrukuga ja siis veel üks lastesõber. Nad kõik üheskoos. Kas nad kunagi külaskäigu ajal siia ka tulevad? Ma pole neid kunagi näinud. Ei, nad ei käi kunagi külaskäigu ajal, vastas Lotje. Nad on siin minu juures siis, kui toas pole mitte kedagi teist. Ei õde ega arsti, mitte kedagi. Aga alustas doktor Vink jahmunult. Kuidas nad sisse saavad? Kas läbi akna? Neil ei tarvitse tullagi. Nad on kogu aeg siin, sosistas Lotje. Nad on kogu aeg siin. Arst vaatas ringi ja põrnitses seejärel Lotjele otsa. Te mõtlete, et mul on palavik, naeris Lotje. Te mõtlete, et ma sonin. Ma seletan kohe. Näete, perekonnaisa nimi on härra Blom. Ta on õpetatud mees. Ta kirjutab raamatut. Ta elas koos oma 2 lapsega ühes majas kuskil meie linnas. Ühel päeval tuli nende juurde veel üks sõber. See polnud mingi tavaline sõber. Oh ei, ta oli kõigest nii pikkukene. Lotje näitas nimetis sõrme ja pöidlega. Selle sõbra nimi on Viplala. Ta jäi nende juurde elama ja nad hoidsid teda hirmsasti. Aga kas tead, see Viplala oskab ka natuke võluda. Ta nimetab seda tinistamiseks, aga ta oskab seda ainult natukene. Ja see teeb asja tüütuks. Kui ta hästi oskaks, poleks nad praegu raskes olukorras. Temaga vahel oskab ja vahel mitte. Lotje jäi vait ja piidles vargsi arsti. Kergendusega nägi ta, et arsti näol pole pilget ega ka hirmsat ehmatust. Ei, arst kuulas ta jutu huviga. Ühel ilusal päeval, jätkas Lotje, läksid nad 4 restorani sööma. Aga kui nad söönud olid selgus äkki, et härra Blommil pole arve maksmiseks küllalt raha. Nad pandi luku taha ja kohale kutsuti politsei. Siis muutis väike Viplala teised ka omasugusteks. Nõnda said nad hõlpsasti minema lipsata ja nüüd nad ongi sellest saadik pisikesed nagu hiired. Ta vaatas jälle arstile otsa, kuid see oli vait ja ootas jutustusele järge. Nad on pidanud hirmsasti ringi rändama, lausus Lotje. Nad pidid valvel olema, et inimesed neid üles ei leiaks, sest inimesed on vahel hirmus alatud. Arst noogutas. Lõpuks sattusid nad õnnetul kombel ühte puuviljakorvi. See korv saadeti mulle kingituseks. Ma leidsin nad ja nüüd nad on minu sõpradeks saanud. Nad elavad juba mitu nädalat siin toas. Meil on üheskoos nii lõbus olla. Lotje nägu lõi korraga särama. Arst kummardus lähemale ning ütles. Ja
sellepärast sa oledki paranenud, mis? Kogu aeg olid sa nukker, sul oli koduigatsus ja tundsid igavust. Nüüd aga ütle mulle, kus nad on? Lotja ei pööranud tähelepanu viimasele küsimusele. Nad on mulle väga kallid, ütles ta. Kui toas kedagi pole, istuvad nad minu voodi peal. Nad söövad minuga koos mu toitu ja me mängime kõige vahvamaid mänge. Öösiti magavad nad mu jalutsis ja kui õde Tiine või keegi teine sisse tuleb, poevad nad välkkiirelt peitu. Kord tuli õde mind kraadima, kui nad veel minu juures voodis istusid. Nad pugesid madratsi alla ja pidid sealt ääre pealt ära lämbuma. Sellepärast on alati natuke õudne niiviisi kiirustada. Pealegi pole nad siin päris õnnelikud. Nad on kurvad, et nad nii pisikeseks peavad jääma, ega sa koju tagasi minna. Miks nad oma koju tagasi minna ei saa, küsis doktor Vink. Sellepärast, et koristaja avastas nad seal ja rääkis oma mehele. Nad ei tunne ennast oma kodus enam kindlalt. Mitte kuskil pole neil enam kindel olla. Ainult siin minu juures, sest et ma valvan neid hästi hoolega. Kas tead, onu, ma püüan neid ikka lõbustada ja lohutada. Tihti see õnnestubki. Ma usun, et ma just sellepärast end nii palju paremini tunnengi. Kui pead katsuma ise inimesi rõõmsaks teha, annab see palju rohkem tervist juurde, kui et teised sind lõbustada püüaksid. Kas sa saad aru, arstionu, mis ma mõtlen? Oo jaa, tähendas doktor Vink mõtlikult. Muidugi, nii see just ongi. Nojah, ütles Lotje. Me oleksime seda hirmu pärast veel nädalaid salajas hoidnud, aga nüüd jäi Johannes haigeks. Ah soo, kas see on see poiss? Jah, see on nimelt poiss. Sellepärast ma ütlesingi, nüüd ma räägin arstile kõik ära. Nad ei tahtnud seda küll, aga jäid lõpuks nõusse. Kas te lubate, et te neile midagi ei tee ja et te sellest kellelegi ei räägi? Ma luban seda, lausus arst tõsiselt. Siin nad on, ütles Lotje. Ta tõstis endale sülle suure kompveki karbi, mis lebas ta jalutsis. See oli väga suur karp. Sinna võis kindlasti mahtuda terve nael kompveke. Karp oli papist, kaanel sinised ja punased lilled. Lotje avas karbikaane. Seal lebasid ilusasti ridastikku härra Plomm, Nellatella, Johannes ja Viplala. Nad olid hõbepaberi vahel ja Johannesel peale selle veel vatitükk katteks. Viplala urises pisut ja paljastas oma teravaid hambaid. Ta kartis. Ülejäänud naeratasid ning härra Plomm tõusis esimesena püsti, astus karbist välja, sirutas käe välja ja küsis. Kuidas käsi käib, doktor? Väga hästi, tänan, kostis doktor Vink ning raputas talle ulatatud pisukest kätt. Seejärel tuli Nellatella ja Viplala karbist välja. Johannes jäi lamama. Ta nägu oli palavikust õhetav ning ta kiskus vatti endale peale. Niisiis on mul siin palatis üks patsient juures, tähendas doktor Vink. Kõige pisem patsient, kes mul kunagi on olnud. Kohe ma vaatan su järele, väike mees. Võta aga kuub seljast ja särk ka. Arst katsus Johannese üsna ettevaatlikult sõrmeotstega läbi. Ta vaatas tillukest keelt, katsust pisukest pulssi ja heitis suurendusklaasi abil pilgu väikesesse kurku. Kerge kurgu katarr, lausus ta. Ma annan sulle üsna pisikesi pille ja sa pead hästi teki all, see tähendab vati all olema. Nõndaks, tähendas härra Plomm. See on suur kergendus, doktor, et te nüüd kõike teate. Ja mis te nüüd kavatsete ette võtta? Ei midagi, vastas arst. Ma lubasin Lotjele, et ma midagi ette ei võta. Te peate ise ütlema, kas ma saan teid kuidagi aidata. Vaadake, alustas härra Plomm. Ainus asi, mida me tahaksime, on lihtsalt jälle suureks saada. Ja teie meid suureks teha ei saa, eks ole. Seda võib üksnes Viplala, kui talle ainult õige asi peaks pähe torkama. Viplala vaatas rusutult ja närvilikult arsti poole. Küllap ma seda vahest kunagi suudangi, ütles ta. On olemas üks asi, mida nad peavad sisse võtma, aga ma olen ära unustanud, mis selle nimi on. Senikaua peavad nad siia jääma, hüüdis Lotje. Hästi, ütles arst. Kuni sa koju lähed, Lotje, aga ainult ühel tingimusel. Ma tahan rääkida sellest õde Tiinele. Kõik vaikisid kõhklevalt. Ma leian, et see on vajalik, ütles arst. Ma kutsun ta sisse. Kuid tal ei tarvitsenudki kutsuma minna. Koridorist kostsid sammud. Härra Plomm tegi liigutuse, nagu tahaks ta põgeneda, ent arst hoidis teda tagasi.
ärge kartke, ütles ta, küll mina korraldan. kui õde sisse astus, kutsus doktor Vink. õde Tiine, tulge siia. õde Tiine oli vanem inimene. Ta oli paks, range ja rahulik. arst võttis ta lõua oma sõrmede vahele ning vaatas talle läbitungivalt otsa. õel polnud veel võimalust olnud voodile pilku heita. õde, ütles arst. ma tahan, et te teeksite tutvust minu ja Lotje sõpradega. Need on ebatavalised sõbrad. lubage mulle, et te kiljuma ei hakka. luban, vastas õde külmalt. siis vaadake, lausus arst ja laskis ta lõua lahti. õde Tiine vaatas voodi poole. ta ei kiljunud, ta ei kahvatanud. ta ütles üsna rahulikult. halloo! tere päevast, õde, ütlesid teised. ma teadsin seda, lausus õde Tiine. see pole tõsi, hüüdis Lotje. seda ei või olla. tulin kord sisse ja nägin, kuidas need tillukesed olendid minema tormasid ja sinu sahtlisse pugesid. mõtlesin siis, noh, kui ma neid näha ei tohi, teeme siis nii, et ma polegi midagi näinud. ma ei salli uudishimulikkust. oo, õde Tiine, te olete kullatükk, ütles Lotje. ja nüüd me näitame teile, kuidas neljadele minu patsiga hüppab. ta võttis oma pika tumeda patsi otsast kinni ja hakkas patsi keerutama. neljadele hüppas. kõik naersid. õde Tiine, teil on veel üks patsient juures, tähendas doktor Vink. siin selles karbis. tooge talle sõrmkübaratäis apelsinimahla. õde Tiine naeratas ning ütles. mul on hea meel, et see nüüd enam saladus pole. küllap meil saab üheskoos lõbus olema.